Tere hommikust! Mina olen Eva Esse ja ma soovin teile kõigile head rahvusvahelist tüdrukut tehnoloogias päeva, mida just täna ehk 22. aprillil üle maailma tähistatakse. Selle puhul toimub ka tänane konverents ja selle konverentsi nimeks Naised tehnoloogiaks ja selle nimeks, nagu öeldud, Naised tehnoloogias. Ja eestvedajateks on Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Telia Eesti ja Ülemiste City. Teema naised ja tehnoloogia on ühiskonnas järjest enam kõneainet pakkuv ja põhjust selleks ei pea kaugelt otsima. Kiirelt arenevas ja hästi tasustatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris töötavad endiselt valdavalt mehed. Ja naisi on Eesti IT-spetsialistide hulgas vaid viiendik. Selle peamiseks põhjuseks peetakse soolisi stereotüüpe, ehk siis juurdunud arusaamasid sellest, millised tegevused ja tööd on kohased just naistele ja millised on kohased just meestele. Ja IT-valdkond on kahtlemata just see sektor, mida ikkagi veel endiselt just meessooga seotakse. Selline soostereotüüpne suunamine paneb ka raamid noorte eluvalikutele. Ja see on ka põhjus, miks tüdrukud ja naised jõuavad IKT-sektorisse pigem juhuse tahtel ja mitte niivõrd teadlike otsuste tulemusel. Ja just sellepärast ka tänane konverents, et sellele teemale suuremat tähelepanu tõmmata. Niisiis on meil plaanis rääkida meeste ja naiste võrdsematest võimalustest tööturul ja julgustada nii tüdrukuid kui on naisi vaatama just IT-erialade ja ametikohtade suunas. Meil on ees 3 põnevat tundi ja siia tulevad nendel teemadel rääkima 8 tehnoloogia valdkonna juhti, kel kõigil on oma enda põnev ja inspireeriv lugu rääkida. Nende intervjuude ajal on aga kõigil teil võimalus neile ka oma küsimusi küsida. Ja selle jaoks on teil variant kasutada Facebooki ülekande juures olevat aknakest, kommentaariumit, kuhu te saate oma küsimused kirja panna ja iga intervjuu lõpus sealt mõned välja valime ja nendele ka vastame. Nii et kasutage kindlasti seda võimalust.